siis He-Designi, Broteni ja Marve Ilugrupi koostööna moeshow. Et siis Marve Ilugrupi ja Meitis modelli Oriflame'i brändtoodetega, mida siis kasutatakse ka Tallinn Fashion Weeki jumestuses kogu modellidele. Ja siis koheselt on siis, tuleb ka tutvustus nii-öelda He-Designi poolt ja Broteni poolt. Ja siis tulevad erinevatele modellidele siis erineva disaineri riided seljas. Et siis saab näha. Tere külalised! Manekenid, kõndijad, osalised, rõõmu teid siin näha. Täna on ilus kevadine päev. Teeme väikese moeshow ja täna on siis esindatud külalistena meil He-Design, Eesti tootjad. Toodetega tutvume siis töö käigus. Nii. Ja Broten näitab oma mudeleid, mis kevadeks tulemas. Ja sellega oleks lühike sissejuhatus tehtud, et alustame. Hurraa!
versioon oli siis jumestajana, sest tänased jumestused on meil tehtud kõik Oriflame toodetega ja nii HC stuudio kui siis Marve iluklubi poolt. Kõvad päikest toodud. Teine tööülesanne oli siis modelliks olemine. Mina olen Kadrin Lokotar ja esindan HE-Designi, mis on siis küll disainerina on mul õde, Helina, aga kuna meil on koos omal stuudio ja teeme enamus iluprojekte siis üheskoos, siis HE-Designi nii-öelda, nagu me õega naerame, tema on disainer ja mina olen siis turundusjuht. Aga mis see HE-Design on? Et hästi paljud räägivad, et kas peaks olema naturaalne või et oi, ärge tapke loomi, siis HE-Designil, mis on siis lammas, mida lambaliha süüakse Eestis suhteliselt palju ja viiakse ka välja. Ja meil on selline hea koostöö, või milleks me üldse selle tegema hakkasime, oli Rägavere mõis, siis Lääne-Virumaal, Rakvere lähistel, kes siis on üks Eesti päris suur lambakasvataja ja nad kurtsid selle üle, kui me saime selle mõisaprouaga tuttavaks, et see nagu lambanahad, et eestlane seda ei väärtusta, visatakse lihtsalt, et nendel see lambanaha töötlemine on niivõrd kallis, et nad seda ei teegi, et nad viskavad lihtsalt nahad minema, et sellel ei ole nagu mõtet. Ja siis meil tekkis mõte, kuna mul õde on eluaeg disaininud asju, et miks mitte teha mingi selline nagu natuke teist laadi bränd, et HE-Design tähendabki tegelikult kõik, mis oleks naturaalsest Eesti maisest lamba nahast ja natukene siis teises võtmes, et siin on ja miks mitte ka, et soe arvutikott, eks ole, ja kus meil veel on siin sellist natuke glamuursemat kasukjakki või siis sellist, mida võib ka teksaga või kleidiga käia. Ja kuna me oleme teinud moeshowsi, siis täna Brottenil siin on küll kleite ja kõik olemas, aga tuli välja, et nagu midagi peaks all ka olema. Ja siis meil on HE-Designil on ainukene selline kleidimudel, mis on sellises tellitavas versioonis, on siis see, me kutsume seda Smart Womaniks, ehk et kas oled siis tennistega ja lähed, ma ei tea, kuskile spordipeole, eks ju, või paned kontsal, vahetad lihtsalt kinga ära ja lähed peole, vahetad ka ehted ära, sest Eesti naisel on alati kiire, et see Smart Womani ja kellel on puus, sellel siis toob ta ilusti esile, kellel ei ole puuse, siis ja taskud on ka alati see, mis on tegelikult ainult vaja, et kas või kätt ka tasku panna, eks ju, aga tegelikult kas telefon või huulepult või kui sul ei ole ridiküli kaasas, et see on selline, et HE-Design on nüüd, mis meil on, umbes 2 aastat on natukene oleme tegutsenud ja ka peamine mõte oligi, et viia hoopis Eestit välismaale, et meie sellised põhihuvilised tegelikult on Jaapanis ja nüüd siis ka uued sellised sinakad ja roosakad ja mis läheb lastekollektsioon, läheb nüüd New Yorki hoopis. Ja see HE ongi siis HE-Design Handmade in Estonia, et ehk et teha ikkagi meie väikest riiki viia ka mujale, aga miks mitte ka loomulikult kodus Eestis käia, sest alati on ju suvekleidi peal Eestis me ei lähe mitte kunagi mitte kusagile, tegelikult õhtud on ju jahedad, et siis, aga kätel ei ole tavaliselt külm, et sellised mõtted olid HE-Designi poolt ja meil on alati hästi hea meel, me oleme teinud juba nüüd, meie koostöö on nüüd siin kuskil aasta nagu tugevamalt, et hästi hea meel, et 2 juba aastad lendavad, et Kalev Brotteniga ja tema esinduskauplustega üle Eesti ja ka oleme käinud ju Stockholm välismaal ja igal pool, et eks see olegi see, et on oluline, et sul on koostööpartnerid ja kellega koos asju teha. Aitäh teile! Ma omalt poolt ütlen ka mõne sõna, et eks Brottenil on jah seda tegutsemist olnud maikuus saab 24 aastat täis ja täna me oleme nagu Eesti kapitalil vastu pidanud ja kavatseme seda edasi ka teha. Meil muidugi on kirjeldamatult suur pagas
ühesõnaga, ega siin üles lugeda neid asju, tähendab, mida me endal oleme teinud ja teistele teinud, see läheb hommikuni välja. Aga eks meil ongi praegu niimoodi, et meil on ka Eestis kokku praegu 7 jaekauplust ja tegutseme edasi. Viimasel ajal on läinud asi väga hoogsalt, nii et igasugune koostöö siin jumestusega, e-disainiga, igasugused koolitused, kõik muu see annab, tähendab hea sünergia. Niimoodi, et igal juhul suur tänu nendele inimestele, kes on aidanud need üritused läbi viia. Siin on Marve meil väga aktiivne inimene, teeme talle aplausi, tähendab, et kes on aidanud väga palju asju Marjaga koos teha. Marjale aplaus, kes on aidanud hästi palju reklaami teha ja kõike muud koos Marvega. Ja tegelikult neid inimesi on väga palju, kes on aidanud seda kõike organiseerida ja näiteks selle üritusegi asi oli, no väga põnev oli. Täna on inimesi võib-olla natukene vähegi siin, aga pole hullu, sest meid on märgatud, meid laigitakse ja need, kes ilma jäid, see on nende probleem. Et me ei oleme igal juhul paigas ja korras. Pane natuke muusika ka sinna taustaga. Et mis ma tahan öelda, et need inimesed, kes veel ei tea Brotteni asjades, siis tegelikult naisterõivaste tootmine käib ja me teeme ikkagi servast serva põhiliselt kerget naisterõivast ja see on siis ütleme niimoodi, et 25+ ja neid tooted on tõesti palju. Ja kui meil 7 kaupluses ringi käia, siis meie tootevalik on üsnagi erinev kõikides kauplustes. Et see näitab juba omast käest, et ühesõnaga valmistame igasuguseid. Peale selle me oleme väga eestimeelsed, et me aitame ka teistel Eesti firmadel suurtes kogustes toota. Hakkasin nimesi nimetama. Aga oleme jäänud väga eestipäraseks ja selles osas kiiduväärt sünergia. Nii et ma ei oskagi nagu midagi öelda. Uurige, lugege, ma ei hakka ajalugu rääkima, eks ju, aga ühes seelikus sai kunagi see asi alguse. No, tänaseks on, jah. Meil on terve see maja, on 4 korrust on meie käes, töö käib. Ööpäeva ringselt peaaegu, nii et nii ongi. Aga suur aplaus veel tegijatele, kes on sünergiat aidanud tekitada. Aitäh! Marja ja Kadrin ka. Väga pikud. Et siis tublidele, julgedele modellidele. Et hakkame siis saab panna sealt. Siin on kõike. Aitäh sulle. Siin on nii siis... Personaalselt nõu sa võid minu käest küsida. Aitäh sulle. Aitäh meile. Teie nõustaja. Aitäh sulle. Mul on personaalne isiklik. Koduvisiite teen ka. Kõige. Nii, aga siis meil on veel siin täna torti teile pakkuda, et modellid ennem ei jõudnud süüa. Et siis igal juhul väga tänan, et te olite nõus meie koostööd tegema ja kes siis veel ei tea, et ma siis natukene reklaamin iseendast ka. Et jah, mul on omanimeline iluklubi Keilas. Ma küll seal väga tihti koha peal ei ole, aga kui on vaja, siis olen. Saab tulla mind külastada, see on siis Keskvälja 10 Keila ilukeskuses 3. korrusel. Et seal siis saab nii-öelda personaalselt näonahooldust, nõu küsida meigi teemal, samuti saab ka lasta teha siis meike, siis päeva või õhtumeike ja kindlasti on meil lähiajal ka plaan seal koos Kadriniga ka väike Jaapani-pärane sookanne massaaži. See on üldse väike, see on. Et ühesõnaga kõik te olete Facebooki inimesed, et Facebookis on pidevalt info üleval, et kindlasti annan teada.
millal meil see tuleb. Aga jah, et selles mõttes, et pidevalt mul nii-öelda see avatud ei ole, et saab kokku leppida aja ja külastada. Aga küsimusi saate veel lahti siin juurde. Mõtlegi, et hakkab teada.